Tere päevast! Kai Oja siinpool ja mul on hästi suur rõõm, et Viljandisse on mulle külla jõudnud Karmo. Tere Karmo! Tere kõigile! Tere Eestimaa! Tere Kai! Ja ma eile ütlesin ka, et meil tulid just mingid hääled, nii lahe. Et mingi üllatus on mul täna laivis ja Karmo ongi see, et kuna Karmo on tegelikult minu... Ma ei ole üllatus, ma olen Karmo. Sest sa oled minul külas. Ma ei teagi, kas ma olen kellegiga siin kunagi koos laivi teinud. Ma ka ei tea. Sa oled esimene. Ma ei tea. Ja miks Karmo siis? Sest Karmo on minu esimene juhendaja. Ja tegelikult sellel on oluline põhjus, miks me siin täna oleme. Et 1. detsember 2018 käisin ma Karmo Kivi seminaril. Sa tead, miks sa siis ei tee ja sealt ma sain aru, kui suur vägi on tegelikult minu sees ja ma ei ole seda kunagi kasutanud. Sain teada, kes on Bob Proctor ja hakkasin kohe Karmoga koos töötama, aga mina olen siuke rahutu, vaata, ma läksin kohe Torontosse Bobiga kohtuma, tegelikult nagu sinagi ju läksid, sinul sai ju ka Bobiga kohtumisest kõik alguse ja mõtlesin, et Karmo on mees ja mina olen naine, nagu te näete. Ja ma ei ole kesksoost, pooldan ikkagi konkreetsust. Just, et üks Bob Proctori õpetuste edastaja naine Eestis võiks ka olla, on ju. Ja neid võib olla igast soost. Neid on tegelikult nüüd rohkemgi, tegelikult meid on rohkem. Ja küll me nendega ka jõuame veel siin rääkida, aga mul on hästi hea meel, et sa siin oled ja sest tegelikult kogu selle minu arenguteel oled sa hästi suurt rolli mänginud. Ja siiamaani me ju vahel suhtleme. Tegelikult me pole nüüd näinud vist alates veebruarist. Ma arvan siis, kui see asi pihta hakkas, mille nimeks on gripp, hooajaline. Siis korraks küsin, kas meid on hästi kuulda ja Anne ütleb tere, Maario ütles meile tere, et pange meile pöidlaid ja südameid, siis me teame, kas meid on ilusti hästi kuulda. Näha peaks olema hästi. Aga ma mõtlesin seekord rääkida sellistest isiklikutest asjadest. Seda sa mulle ei öelnud. Ei öelnud, nii, sul on võimalusel lahkuda. Aga idee on nagu see, et hästi paljud nagu tegelikult küsivad, et kas see, mis te õpetate, et kuidas see on meie elu mõjutanud. Sõna mina ütleks, et ta on ju totaalselt muutnud, kuigi paljud inimesed ütlevad, mida sa siin püüad kogu muuta. Ma ei tea, kui sa rahul pole, siis ju peab midagi muutma, on ju. No mõistlik oleks, vaata, kui sul, ma ei tea. Mis sa ütled inimesele, keda häirib see, et ma ei taha siin midagi muuta, aga tahaks jah, et oleks paremad suhted ja rohkem raha. See eeldab muutust. Et ei ole niimoodi, et tahan midagi rohkemat, aga ma ei ole valmis mitte midagi rohkemat tegema, siis mulle väga meeldib, mida Bob ütleb alati. Elus kehtib põhimõte, sa ei saa mitte midagi tegemata mitte midagi. Ehk sa pead midagi tegema selleks, et midagi saada ja kui sa tahad paremaid suhteid, saavad alguse sinust. Kui sa tahad rohkem raha, saab alguse sinust, mitte sinu ülemusest. Ehkki ma arvasin kunagi, et see oli aasta vist oli 2000, ma ei mõtlen praegu 10 ja 12, kuskil seal vahemikus. Ma kogu aeg arvasin, et ikka ülemus määrab minu rahanumbrid ja enne seda, tegelikult kuni 2013 ma arvasin, et ülemus määrab ikka minu rahanumbrid, nii et ja siis ma sain aru, et tegelikult ei ole see ülemus, seal on võib-olla hoopis mina, kes selle määrab vastavalt sellele, mida ma teen. Ja paraku teatud töökohtadel meil on mingisugused palgakriteeriumid ja asjad paika pandud ja tee või tina, ei saa rohkem. Siis, ja kui ma nüüd siin kuulasin, siis ma mõtlesin, et inimesi, keda häirib sõna muutus, siis ma arvan, nad kardavadki, sest et mõtle, kui sa iga päev teed ühte sama asja, käid ühes samas kohas tööl ja 40 aastat. Jah, kuule isegi 10 aastat on juba tegelikult väga suur mugavustsoon on ju. Et ma arvan, et sellepärast nad kardavadki sõna muutus, et tegelikult nad lihtsalt kardavad, et mis siis saab turvatsoon just. Ma toon korra ühe näite, kui sa nüüd siit pärast Tartu edasi sõidad, meil Tartu tänav tehti teistpidi suunaliseks. Enne oli ühtepidi ühesuunaline, nüüd see muudeti ära. Ja ma üks päev istusin seal, ootasin, kuidas mul nuudlid seal valmisid kohvikus või restoranis ja vaatasin siis kõik autod, kes tulid, peatusid, vaatasid, keelumärk, niipidi ei tohigi sõita, mõni sõitis sisse, tegi sealt samas parklas tagasipöörde, mõni päid aega kässarit, ja läks siis teises suunas, sest harjumus on vaata nii suur. Viljandi inimene sõidab ju selle harjumuse järgi.
ja täiesti absoluutselt olen sinuga nõus, sest ma olen Saaremaalt Kuressaarest pärit ja siis ma ei olnud ka seal aastaid niimoodi sõitnud ringi linnas sees põhimõtteliselt. Ja ma teadsin, et on ühesuunaline ja sõitsin ja siis suur buss tuleb vastu, ma jumalast kuri, ma vilgutasin tules, andsin signaali, buss tagurdas ja kui ma sealt välja jõudsin, siis ma nägin, et mina sõitsin vastas suunas, aga ma olin nii ülbe, et buss tagurdas siis põhimõtteliselt, nii et me oleme oma harjumuste orjad küll ja sa oled ise kogenud seda, mina olen samamoodi kogenud ja aga räägi, Karmo, mis on see, mis sind Boobi õpetuste juures enam köitis kõige rohkem, mida sa nagu pead vajalikuks, millele nagu kõige rohkem, mis sind kõnetas või mis osa sellest, ütleme nii, et sa, kui me algul siin rääkisime, siis sa ütlesid ka, et kõike tahan kohe muuta ja on ju, et suhted oleks head, raha oleks, tervis, loomulikult kõik, aga kui me võtame Boobi need õpetusi, ta on ju ka mingiteks osadeks, need on ju jagad. Absoluutselt. Et siis sa ütlesid mulle toreda asja ennem. Boobi, miks ma tahtsin üldse Boobi ise õppima hakata, esiteks oli, seal on süsteemsus. Enamus inimesi kulgeb läbi elu ilma igasuguse süsteemita, ilma igasuguse eesmärgita. Ja kui sul puudub eesmärk, kui ma täna ei teaks, kuhu ma tahan Tartus minna, siis ma sinna suure tõenäosusega ei jõuaks, sest Tartu on palju suurem kui on Pärnu. Ja ma võiksin päev otsa seal ringi sõita ja ma ikka ei kohta seda inimest, kellega ma peaksin kohtuma Tartus. Ja ma jäängi sinna tiirutama, ehk eesmärgi selgus on see, mis ma näen, et inimestel on kõige suurem väljakutse üldse. Nad teevad, nad võivad saada väga häid tulemusi, ma pean silmas ka finantsilisi tulemusi, aga eesmärk on ebaselge. Ja nüüd sa tegelikult oledki siis seal, nagu mina ütlen, rattasse kinni jäänud, sa peadki kogu aeg midagi tegema, selleks, et midagi saada. Selle asemel, et mõelda, et okei, ma tahaks midagi üles ehitada sellist, et ma ei tee midagi ja ikkagi raha tuleks peale, et see võib võtta aastaid 5, 10, 20 vahet ei ole, aga ma ehitan midagi sellist üles, mis jääbki kestma. Aga kui mul sellist eesmärki ei ole, siis ma jäängi tegema. Siis jah, ja vaata ennem sa mainisid ka tegelikult, et on väga palju edukaid inimesi, ka mina ise olen rääkinud mingite liidritega, kas siis ettevõtteid juhivad, nad on võib-olla seal otsemüügis hästi heal kohal, aga kui sa nagu küsid nende käest, mis nad on teinud, sa tegelikult ei tea, vaata, mis nad on teinud, on ju. Sest nii palju on alateadlikult edukaid inimesi. Nad teevad õiged asju, ma toon kohe paralleeliga iseendaga. Ma läksin müüki aastal 2008, ma ei teadnud, mis ma teen. Ja ma olin edukas. Siis ma läksin järgmisse ettevõttesse, ma olin üliedukas ja ma ei teadnud, mida ma teen teistmoodi kui teised 40, kes seal ettevõttes on. Ja mitte keegi ei teadnud ka, ei tulnud minu käest küsima, mida sa teed teistmoodi tegelikult. Nad proovisid mind vaadata, jälgida, mida ma teen ja siis umbes, et kohtumiste arv on ja päevas. Ja teised hakkasid tegema ka kohtumiste arva, aga müük ikka ei tulnud. Et ainult see, et ma teen palju kõnesid, näiteks kes on müügiga seotud inimesed, see ei too tulemust. See on olemas selline raamat nagu Science of Getting Rich, Wallace D. Wattles, eesti keeles on rikkaks saamise teadus. Just, jah. Ja see on väga hea raamat, ütleb, et sa ei saavuta edu, olgu see siis suhted, raha, mis iganes, tehes teatud tegevusi. Sa saavutad edu tehes tegevusi teatud kujul, ehk järgides teatud põhimõtteid ja printsiipe. Ja Boobi õpetuste puhul ongi see, et ta selgitab nii üksikasjalikult lahti need põhimõtted ja printsiibid, kuidas maailm töötab ja kuidas on võimalik saavutada edu absoluutselt igal inimesel, olgu ta siis koristaja, kassapidaja, äriinimene, kes iganes ta on, see kehtib, see on nagu kui ma ütlen looduspõhimõtted, millele kogu loodus töötab, põhjus tagajärje seadus, mida sa välja annad, seda vastu saad. Me kõik oleme kuulnud, et karma on olemas. Ei tohi öelda vist seda ingliskeelset väljendit, seda karma is a bitch on. Aga on, tegelikult on. Tegelikult on, sest mida sa välja annad, seda vastu saad. Ja kui sa lähed teise inimese juurde ja riidled temaga ja kirutada, sa ei saa sealt midagi väga head vastu saada. Ja mida ma näen ka Eesti juhtkondades, ettevõtetes, mida ma näen otsemüükides, räägitakse taga oma töötajaid. Mõtle, mida sa lood tegelikult. Täpselt, sa lood negatiivset energiat juurde. Töötajad on laisad, otsemüügis, minu alaliin on laisk, minu meeskond on laisk. Kas siis saab midagi muud tulla? Kas sa, Karmo, usud, et sa muutud selleks, millest sa mõtled? Absoluutselt, ma olen elav tõestus sellest, et ma olen muutunud juba. Sama siin, täiega. Et ei ole vaja kahelda, kes on jälginud ka minu arengut viimased 4 aastat, siis väga paljud need inimesed, kes esialgu hoidsid minust eemale, tulevad minu meistriklassidesse,
sest nad näevad, et see ongi see elav tõestus või et ma tõesti, ma lihtsalt ei räägi seda. Ma elan selle järgi ja sellepärast me siin ka tegelikult ju täna kohtume, et ka kui ma 2 aastat tagasi käisin su seminaril ka juba see, mis mees see siis oli ja kelleks sa nüüd oled nagu muutud, see on ka tegelikult väga suur vahe. Et seda on hästi võimas vaadata ja ma tean, et sulle eile oli tegelikult minapildi webinar vist on ju, sest minapilt on minule selline hästi südamelähedane, sest et mina olen tundnud terve elu, et ma olen selline positiivne ja rõõmus, Kai, mis sul viga, sul on olnud kõik nii hästi on ju, aga ma olen olnud hästi selline ennast salgav, ennast haletsev, pole olnud endast kindel, ei väärtusta ennast. See enda väärtustamine, see on nii oluline asi, vaata. Kes mina siis olen? Ei, mina küll selleks võimeline ei ole. Ei ole vaja, lähme nüüd tagasihoidlikult, on ju, pole mul seda vaja, on ju, kuidas ennast maha surutakse. Miks me ennast maha surume on väga lihtne põhjus. Me kardame liigset tähelepanu. Sest vaadake, kas minust ma soovitan kõigil vaadata Ott Tänaku filmi. Ja, ma olen näinud, super. Ja tõesti, kes ei ole näinud, ole hea ja vaata seda. See on olemas minust sellest Telia laenud, see on vist ka olemas. On küll. Nüüd ta vist on jah juba igal pool. Ja vaata seda filmi. Otil oli eesmärgi selgus juba väiksena. Ta oli väga järjepidev ja vaatamata sellele, mis vabadust nüüd väljendusest, aga pasarahe tema pihta tuli, sest ta tõesti, muidugi tema enda ego oli ka seal tee peal ikka kõvasti ees. Kellel meil ei oleks mingi hetk. Ja ta ei kuulanud, mida ütlesid talle maailma tipp spetsialistid, ütleme siis oma erialal. Ta ei kuulanud neid. Ta tahtis ennast tõestada nii hirmsasti, et see ma parem rikun oma karjääri, kui et tee nii, nagu teine inimene ütleb. Ja lõpuks ta sai selle teise võimaluse tegelikult ja kasutas selle ära. Aga ärge olge, mina ütlen, et ära ole sina, kes sa vaatad seda praegu videot, ära ole sina see põikpäine inimene, et ma tean ise kõige paremini. Ma kuulan alati, aga ma kuulan neid inimesi, kes teavad, mida nad räägivad. Bob Proctor ilmselgelt teab, mida ta räägib. Ja 60 aastat elab ise selle järgi. Ja need inimesi, kellega ma olen tema kaudu tuttavaks saanud, neid ma kuulan väga hea meelega, Robert Pascusi, Michael või see Goldfield, Phil Goldfield, me suhtleme nagu Messengeris. Ma kuulan neid inimesi ülima hea meelega. Ma võtan nende nõuandeid kuulda. Seda on teinud midagi, mis sina tahad teha. Täpselt, nad on teinud midagi erakordset. Ja mina tahan ka midagi erakordset. Ma ei taha olla see tavaline keskmine, sest Eestis ju, kogu maailmas tegelikult võtame keskmine, me võrdleme keskmist. Keskmine eestlane teenib, keskmine eestlane on, keskmine ja keskpärasus ongi kõige hullem, et me kõik, näiteks kui ma küsisin ka, et kas sa usud seda, et sa muutud, milleks sa mõtled, on ju, siis see kui sa tahad aru saada, kui väga meid mõjutavad iseenda või teiste inimeste mõtted, mine kohtu korra hästi negatiivse inimesega, me kohe tunneme, kui õudne see on. See on minema joostused. Jah, aga samas see keskpärasus on ka siuke, see on ka nagu siuke aediku kinni jäädakse, arvatakse, mul ju mingid asjad on, aga ma saan hakkama. Jah, just ma saan hakkama, mul on grupp ka, et rohkemat kui hakkama saamine, mis ma naistele tegin, et te olete väärt rohkemat kui hakkama saamine. Tegelikult see, kui Karmo ütles, et eesmärgi selgus on oluline, siis minu jaoks tuleb sealt kohe mängu see minapilt, sest me mitte ei saa, mis me tahame, vaid seda, kes me oleme. Me peame ennem selle üles saama selle minapildi, sa võid olla positiivne, sa võid sundida ennast positiivseks. Ma olen kohanud väga vägevaid, just naiste koha pealt sa rääkida, naisi, tal on vägev pere, ta on käinud 2 korda ümber maailma reisil, ta on töötanud juhtivates kohtades, viimane 10 aastat ka oma ettevõtte ja ta on nii madalam kui muru, ta ei tule, midagi ei räägi sulle, ta on hästi peidus kuskil, sest ta arvab, mis nüüd mina, kes nüüd mina, aga mõtle, kui palju kergem on elada, kui sa ennast tunnustad ja ennast nagu näed head valguses on ja. Ja pealegi sellised inimesed, kes on kõik need saavutused ära teinud, jagage oma lugusid, jagage oma nõuandeid. Te aitate nendega tohutult teisi inimesi tegelikult. Inspireerib kõvasti. Miks ka mina teen, et mõni ütleb, et Karmo, sa teed neid Facebook live asju ja absoluutselt ma tahangi, et ma saaksin aidata võimalikult palju inimesi. Ja ma tean, et on teatud grupp inimesi, kes vaatavad, ma arvan, kõiki neid videosid ja on inimesed, kes nagu jupiti satuvad vaatama. Ja minu eesmärk ongi, et see info leviks ja leviks ja leviks, sest ma mõtlen alati, et Bob Proctor, nüüd mõelge selle mastaabi peale, on 60 aastat andnud endast kõik, et inimesed hakkaksid mõtlema.
ja Kai, kui me praegu ringi käime tänavatel, kui paljud inimesed siis mõtlevad tegelikult? No täpselt seesama näide, kus ma ütlesin, et autod sõitsid sisse, sest nad on harjunud, nad ei vaatagi liiklusmärke, on ju. Ehk sa ei mõtle, sa paned autopiloodi peal, siis ei mõtlegi inimesed. Vaata, Bob ka ütleb, kas Earl Nightingale, kes on öelnud, et kui inimesed räägiks ainult seda, mis nad mõtlevad, siis enamus inimesi oleks vait, sest tegelikult keegi ei mõtle. Me laseme autopiloodi peal ja üks asi on hakata mõtlema ja teine asi on muuta siis need automaatsed mingid tegevused ära. Vaata, absoluutselt. Et, ma arvan, et iga inimene on kuulnud, saad oma harjumust ori. Aga see ongi nii, siis tuleb neid harjumusi muuta. See on see, mis me aitame teha. Ja sa ütlesid nii lahedalt, et sinu laivid, et minuni ka ju jõuavad inimesi, ütled, et sina ja Karmo olete iga päev mul peas, on jälle kuskil lähen, kuulan teie laive ja sest meie missioon on jõuda võimalikult paljude inimesteni. Nüüd ma tulen hästi lähedal, mõtlen, et meie eesmärk on teha ajupesu. Aga mis ajupesu see on? See on see ajupesu, et sa hakkaks ise ennast usaldama ja ise endasse uskuma. Maailma parim ajupesu, sest kõik, mis su ümber toimub, on ajupesu. No, alustades lasteaiast. Ma toon ühe näite nüüd, Anja. Ma ei tea, kuidas sinu kuuled, aga minu kuuled alati muigavad ja naeravad selle peale. 8 kuuga on tehtud selline ajupesu, et inimesed käivad ringi lapid ees asjadega, mis ei kaitse absoluutselt asjade eest, mida peaks kaitsma. Ja õues ka veel täna. Ja õues vanemad inimesed, noored inimesed, noorte jaoks on see popiks muutunud. Mul on midagi näo ees. Halloo, sul on oma nägu olemas, kui sa sellega rahul ei ole, mine käik seal ilukirurgi juures ära, aga näita oma nägu. Mulle meeldib näha seda naeratust aga ja emotsiooni. See ongi see mina pilt. Et me oleme nii kuulekad, et me ei mõtle. Ja see on teema, mida ma rõhutan igal pool, et mõtle enne, kui sa midagi teed. Ja 8 kuuga tänu sellele, et on hirmutamiskampaaniaid tehtud, lubaduse kampaaniaid, hirmutamine, see on nagu see burgeri teema, vaata. Kord hea, kord halb, siis tegelikult tänu sellele on 8 kuuga tehtud selline pesu ära, et inimesed enam ei mõtle, nad on hirmul pigem. Meie eesmärk siin, Kai, mina, Bob Proctor, tema konsultandid üle maailma, meie eesmärk on, et inimesed hakkaksid endasse uskuma. Sest meie enda immuunsüsteem on nii tugev, et see saab kõigest jagu. Kui me oleme, kuidas ma ütlen, enesekindlad, positiivsed ja saame aru, kuidas maailm töötab. Sest haigused tegelikult on ju stressi tulemus. Nii et kui teil on haigused, siis see on stress. Ja see stress tekitab palju rohkem pingeid. Kuule, aga küsime natuke isiklik asju ka. Mis on, no seal on ka kell, mis on su suurim ebaõnnestumine olnud või üks mingi ebaõnnestumine, sest tegelikult me ju ka räägime seda, et see on okei ebaõnnestuda, see on see koht, kus me õpime. Me ei ebaõnnestu kunagi või? No, me õpime meetodid, mis ei tööta. Ja, just, me õpime, mis on mingi meetod, mis sa oled õppinud, et ei tööta. Kindlasti on üks meetod, mis ükskõik, mida sa alustad ei tööta, on see, et ma tean ise kõige paremini. Pusin ise. Ja ma pusin ise. Ja ma näen teatud jooni, olgu siis riigi tasand või olgu see ettevõtlustasand. Kui juhtkond ise ei tea oma visiooni, siis paraku see nii riik kui ka ettevõtte, kui meie peres on meil peab olema koostöö. Me peame saama ühtemoodi asjadest aru ja me peame teist osapoolt julgustama. Kui me hirmuta, midagi ei juhtu. Ja nüüd, kui me tahame siis õnnestuda ükskõik milles, siis tegelikult see eeldab teiste inimeste kaasamist. Ja ma olin täiesti kobakäpp. Kai, sa oled ka kokku puutunud otse müügiga. Direct sales, network marketing, võrkturundus, suhteturundus, soovitusturundus. Ma ei tea, mis nime me selle anname. Oled kokku puutunud? Olen kokku puutunud ja ka Tupperware müügiga. No see oli täiesti otse müük, et seal ei olnud mingit võrku. Et see on ka selline ehe näide. Ma läksin seda tegema. Ma olin väga entusiastlik. Aga kõige ohtlikum asi, mis saab olla maailmas, on entusiastlik loll. Vabandust, ma olin tol hetkel entusiastlik loll. Mulle väga meeldis see toode. Ma tahtsin seda kõigile rääkida. Ma olin nii vaimustus sellest ärimudelist, ma tahtsin seda kõigile jagada ja kindlasti mitte kõige targemal kujul. Ja kuna mul tol hetkel ka nagu ei saanud aru sellest rollist või enesearengu rollist tol hetkel niivõrd väga võib-olla ma ütleks selle peale. Ja ma lootsin ka kiireid tulemusi. Mis ongi otsemüügi eesmärk, et see ei ole kiired tulemused, see on enda areng ja kui sa ise kasvad samm-sammult, siis areneb sinu meeskond. Sest kui me käime palgatööl, tavaliselt meid kavandatakse. Nüüd me lähme oma käe peal tegema, me peaksime ise mõtlema. Ja me ei mõtle. Ja kui mul ei ole ka sellist head juhti ees,
kes oskaks õpetada mind, siis tegelikult sa mõne aja pärast loobud sellest, sest sa näed, et sa käid ja teed, aga tulemust ei tule. Ja see on täpselt see sama, mis Kai rääkis Minapilt. Ma ei suutnud ennast näha väga eduka inimesena selles ettevõttes. Ma ei suutnud enam seda näha, sest esiteks, kui me räägime lähikondlastest, tehti maha midagi tegeleda ja nii edasi, ehk see negatiivsus, mis peale tuli, oli nii võimas. Ja kuna mul ei olnud seda infot, mis meil praegu on siin selle Bob Proctori materjali, ma lasingi ennast mõjutada. Need, kes iganes tegeleb otsemüügiga, siis kõige tähtsam roll on sinu enda areng. Pärast seda on kasvada ise heaks juhiks, ise endal kõigepealt ja nüüd heaks juhiks teistele. Sõltumata, mis teeb sinu siis ülalinn, alaliin, vahet ei ole, sina saad kasvada ja areneda. Aga me tõmbame ligi neid inimesi, kelle sarnased me ise oleme. Ja kui alustatakse otsemüügiga, siis proovitakse, andke mulle andeks nüüd, kes on alustanud, proovitakse, mina ütlen vene keeles on selline hea sõna olemas, huiata. Et proovitakse sind siis jah, kiiresti saada meeskonda, sellepärast, et meeskonna kasvu pealt saadakse mingeid boonusid asju ja nii edasi, ehk tehakse valedel alustel. Mitte selleks, et reaalselt ma tahan sind aidata, Kai, aga ma tahaks raha saada. Kõik tahavad saada, vaata selle asemel, et aidata oma meeskonda, siis tegelikult tema saaks kui palju sellest on ju. Ja, et see on nagu ma arvan, et selline minu jaoks kõige suurem õppetund olnud tegelikult läbi otsemüügi, et asi ei peitu selles, mida sa saad, vaid mida sa annad. Ja kui sa ei anna mingit väärtust inimestele, siis need inimesed kaovad. Ja sellepärast ongi, et sa ehitad oma meeskonda ja meeskond kaob jälle ära. Ehitad uuesti meeskonda, jälle kaob ära. Ehk kõik taandub meie juhi oskuste peale. Kuidas me inimeste juhtleme? Käsuliini tööd olete tähele pannud, kui sa lapsele ütled, kamandad teda kogu aeg. Ja, siis ei toimi ja samas, kui sa vaata ise ennast ei oska ka juhtida ja ei ole organiseeritud, siis ju ei ole teised ka. Aga miks inimesed muutuvad närviliseks, oled tähele pannud või? Siis kui nad on ebakindlad. Just! Ja enamus network marketeri, kes alustavad, on ka ebakindlad. No muidugi. Ja nüüd nad proovivad meeskonna peale ennast kamandada, tee sina Kai seda, aga mina ei viitsi teha praegu. Tegelikult peab eeskuju. Absoluutselt, eeskuju on hakkam. Ja siis aidata teised. Alati, kui minu juhendaja õpetab ka mulle, et kui sa tunned, et sa oled kuskil kinni jäänud, siis aita teist inimest, kellel on sama probleem. Kui sa teda aitad, sa lahendad nagu enda asjaga ära vaata. Ehk minu arust see ongi see nagu äge, et võimalused ei peitu mitte selles, mida me saame, vaid selles, mida me anname. Ja need võimalused on kogu aeg olemas. Me saame iga päev me saame anda teisele inimesele midagi enamat. Et mida me tahame anda, super, et väga, väga hea õppetund sul. Kuule, aga ühe küsimuse küsin veel. Mida sa oled, võib-olla ka praegu, mida sa, kuidas ma nüüd seda sul küsin, mis sa oled nagu kõige rohkem kartnud või mille ees nagu peljanud ja oled nagu sellest läbi läinud? Vaata, see on see psühholoogiline sein. Mida inimesed arvavad? No, seda jah, et mis inimesed arvavad? Kui mina alustasin koostööd Bob Proctoriga ja rääkisin, ma otsin nüüd omal tipptasemel juhendaja ja siis tuli, oled sa loll või vaata, mis sa tegid? Sellise raha panid sinna alla. Sa oled napakas väheke või? See julgen. Ja nüüd, kuidas sa ütled nüüd teisele inimesele, kui nad tegelikult sinu auto ei maksa ka nii palju, kui ma nagu siis endasse investeerisin tol hetkel, et selleks, et saada midagi. Aga ma uskusin sellesse nii väga, et see toob mulle soovitud tulemuse. Ja kui ma hakkasin öelda, et ole hea, tee Facebook live'i ja aita teisi inimesi, mõtlesin, kes olen mina, et nendele anda mingit infot. Kaks asja, mis teised arvavad, kes olen mina ja seda otse ka öeldakse, mul on ka otse öeldud. Kes sa, Kai, selline oled, et sa said Bob Proctori materjale teada aasta tagasi ja nüüd ise juba juhendad? Mind on koolitatud juhendajaks ja ma kasvan ja arenen kõige paremini ju juhendades. Vaata. See ongi see, et mine õpeta teisele ja siis sa ise arened kõige paremini. Ja kindlasti ma soovitan rakendage, et kui te olete käinud Kai webinaridel, minu webinaridel, seminaridel, kus iganes te olete käinud. Need ei too tulemust, kui sa neid ei rakenda pärast. Ja see on see koht, mida ma ütlen, rakenda neid teadmisi. Ja need toovad alati tulemuse. Kasutama, Aga me hakkame otsi kokku tõmbama ja mul on tegelikult üks lahe lause, mis ma kunagi kuulsin sinu ühest laivist. Ma tegelikult hästi vähe neid satun kuulama, et vahel ma olen kuulanud, et sa ütlesid kihvtilt, et paneme teid mõtlema teistmoodi, et muuta mõttemustreid, mis on juurdunud, sest nagu sa näed, need mustrid ei ole sind edasi viinud sinna, kuhu sa tahad jõuda. Sa oled seda nagu nii hästi öelnud. Sest tegelikult ongi see ju, mis see Bob Proctori materjal teeb, ta muudab sinu mõttemustreid. Sa paned rõhu,
sellele, mida sa tahad. Sest enamasti inimesed mõtlevad selle, mida nad ei taha. Ja siis nad imestavad, nad saavad seda. Ja see ongi, meil on sisse kodeeritud see mõttemuster meie keskkonna poolt, vanemate poolt. Ja kui me tahame seda muuta, siis me peame ennast ümbritsema ka teiste inimestega. Anna mulle andeks, kui sa vaatad seda ja mõtled, et issand, kas ma tõesti pean oma sõbrad välja vahetama. Kui need sõbrad on sind kinni hoidnud seal aastaid samas kohas, siis jah, ma soovitan ja kui nad iga asja peale sulle ütlevad, mul on üks klient on, kes ka tema sõbrannad juba teavad, et ta ongi siuke hull ja teeb, nende jaoks hull ja teeb selliseid hoopis teistsuguseid otsuseid. Nad nagu ütlevad talle, aga nad nagu toetavad. No las need sõbrad on ju olla, võib-olla nad ka millalgi lähevad taga kaasa, aga kui sul on selline sõber, kes ütleb kogu aeg ära seda tee, see pole hea ja siis tegelikult on ka selliseid inimesi palju ju, kes ütlevad, et jah, 5 kord kuulasin teda ja ikka ma oleks pidanud tegema ja nii tore on seal oleksis ja tahaksin faasis olla, on ju. Et võib-olla on tõesti aeg võtta ühendust minuga, Karmoga tulla. Sul on oma, mis su Facebooki grupi nimi on? Haarakontroll on minu Facebooki grupp ja tõesti ma jagan seal väärtus samamoodi nagu Kai teeb oma gruppides. Te võite broneerida aegu meiega. Ma panen lingid siia mõlemad. Esimene 30 minutit, sul on ka tasuta. Ja, et rääkida üldse, mis see on, mida sa tahad, kuidas, mis see Boobi süsteem, kuidas see aitab, sest Boob ei ole seda välja mõelnud, aga ta on teinud selle süsteemiks, sest kui sa lood oma mõtetes korra pähe süsteemi, siis sa saad olla palju loovam ja elada sellest ühiskonna poolt loodud kastist ja tegelikult väljas on. Mul on öeldud, et Karmo, sa elad omas mullis ja mõtlen, et see mull on nii ilus, et ma jäängi sinna elama, nii et andke mulle andeks, ma ei lähe jäad kaasa. Iga üks elab omas mullis. See, kui sa kardad midagi, see, kui sa ei tea, kas sa õnnestud, see on sinu mull, kus sa elad. Kas sa tahad elada selles mullis, et sa ei julge asju teha ja sul ei ole tulemusi, mis sa tahad või sa tahad luua selle mulli, kõik on niikuinii illusioon, on ju. Absoluutselt, siis loo juba see mull, siis loo see mull, et sul on hea seal olla. Kirjuta ise endale oma stsenaarium, nii et aga mina pean hakkama Tartusse minema, nii et aga ma ei otsi seal kedagi teist, mul on kindlad kohtumised seal, nii et väga lahe. Õhtul on sul seal vaba aega või? Ei, ma tulen tagasi. Kellelgi on ekspromptsoon nüüd Karmoga kokku saada. Siis helistage mulle. Ja ma panen siia need lingid, kus te saate broneerida minu või Karmoga ja ma panen südamele, et tähtis on, et sul oleks juhendaja, kellega sa tunned ennast avatult. Kui sa räägid minuga, mul on olnud meesterahvaid, ma suunan Karmo juurde, sest ma näen, nad tunned ebamugavalt. Ja ma tean, et on ka mõned naised tulnud, kes ütlevad, nad räägivad Karmoga, aga nad tahavad tulla minuga rääkida. Ja see on okei, see on see koht, kus me teeme koostööd, mitte et nüüd mina olen vihanud, issand, see mees läks hoopis Karmo kliendiks ja mul on väga hea meel, sest ta vähemalt näeb, kuidas nüüd enda võimeid hakata kasutama. Ja see on okei. Muidugi võib ka mõni mees tulla minu kliendiks või naine, see on ei, mina naisi ei võta, ei, absoluutselt, tegelikult vahet ei ole. Mina ütlen selle peale, et nautige seda koostöörõõmu ja meie mõte ja asi on tegelikult see, mis ka Boob on meile õpetanud, Kai sinuga mõlemaga ja kõigile konsultantidele üle maailma tegelikult. Me ei konkureeri, sest seda teevad amatöörid. Me oleme professionaalid, me loome uusi standardeid. Nii et võite küsida julget mõlema käest, tehke ise omad otsused, nautige seda elu ja elu on elamist väärt, nii et minu poolt aitäh, mina tõmban praegu otsad kokku. Ma panen kinni selle, aitäh sulle Karmo ja kõigile soovin ilusat päeva.